Nüüd üles vägevad mäed, me sõidame Priiuse riiki. Me tormame läbi kõik metsad ja mäed ja näitame püssi ja piiki. Vaat see on tubli ja mehine mees, kel vahva võitleja süda on sees. Ei tunne me suulaste isandat, ei tunne me kuubjaste sundmist ja ikka me austame võitlejad, kel rinnus on kõrgemad tundmist, kel Priius ja kohus ja Isamaa, ta elust on üle otsata. Me paneme surma mässama ja vaenlane vaob kui paari. Me laseme maegal möllata ja kaob kõhik vaenlaste kaari, kes vahvad ja vägevad võitlejad, neid kõrgemad väed aitavad. Õnne on koosle esitab meile Eesti hümni. Aga kõik me laulame kaasa. Siit alt on hea kõla. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa. Ei leia mina iial tead, see suure lahja ilma peal, mis sul nii armas oleks sa, kui sa mu isamaa. Sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Sind tänan mina alati ja jään su truuiks surmani. Mul kõige armsam oled sa, mu kallis isamaa. Sul üle jumalaraku, mu armas isamaa. Ta olgu sinu kaitsena ja võtku rohkest õnnista, mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa. Vabadussõja algus noorele Eesti riigile oli 28. november 1918 Narvas Joala väljadel, kui bolševistid Venemaa tungis üle Narva jõe. Narva kaitseks bolševike vastu oli üksnes 4. jalaväepolk, Tallinnast toodud gümnasistid ja Narva koolipoisid. Abiks veel Saksa keisririigi viimased väeüksused, mis olid Narval. Olukord oli keeruline. Polnud õiget varustust, väljaõpet ja relvad olid kehvad. Aga ainult suure sooviga kaitsta oma riiki, sellest ei piisanud. Eks laulusalmu on ka öelnud, et polnud püsse, polnud vibu, kas või saunast haara kibu. Sakslased lahkusid, meie sõjaväe loomine alles käis. Suure panuse sellesse andsid admiral Pitka, kindralmajor Ernst Põder. Pitka väsimatu energia ja rahaga hakati looma soomusronge, laevastikku, soomusautosid. Koos kindral Põdraga pandi alus Kaitseliidule. Suureks abiks oli lõuna pool leitnant Julius Kuperjanov.
Suures abiks rahvaväe loomisel oli Eesti rahvas ise. Aidati nii rahaliselt, toidu ja kõige muuga, millega kellelgi oli võimalik. Une pealt peaksime teadma selliseid asju. Joola lahing, vabadussõja algus. Pirske ja Kehra lahing, pööre vabadussõjas. Tartu vabastamine 14. jaanuaril, Paju lahing 31. jaanuar. Ja võidulipp lehvis ka Pihkvas 28. mail, kus toimus ka võiduparaad. Suur võit Võnnu all koos lätlastega, Landesveri ja rauddiviisi üle 23. juunil 1919. Admiral Pitkat, Julius Kuperjanovit, Andres Larkat, Ernst Põderit, Karl Partsi, Anton Irve, paljusid teisi. Need, kes tegid ära tohutu eeltöö, et siuke võit võiks tulla. Tänama peame ka Soome vabatahtlikke, Martin Ekströmi koos oma pataljoni ja Hans Kalmi oma rügemendiga. Ja ka Balti pataljoni ehk unustatud pataljoni, mis koosnes Balti sakslastest enamusest. Pärast Võnnu all saavutatud võitu andis 3. diviisi ülem Ernst Põder päevakäsuga 23. juunil 1919 järgmise korralduse. Saadud võitude puhul meie põlise ja äraandliku vaenlase üle linnades ja maakohtades saaks lipud välja pandud ning kohalikes garnisonides sõjapäevaparaadid toime pandud. Sellega pandi alus tegelikult võidupüha tähistamisele. Ametlikult hakkas see toimuma 1934. Vabadussõda lõppes võidukalt 2. jaanuaril, 2. veebruaril 1920 Tartu rahulepinguga, millega pandi paika Eesti Vabariigi piirid. Väga suure moraalse panuse vabadussõjas andsid just koolipoisid. Need noored ja uhked mehehakatised, kes vajadusel andsid endast kõik, ka kõige kallima, mida on anda sõduril, oma noore elu. Ja teine oluline asi, mis hoidis üleval moraali ja võitlusvaimu, oli sõjaväeorkester. Need olid igas jalaväepataljonis. Ja keda me ei tohi veel unustada, see on Eesti ema. Tema oli see, kes kasvatas ja kantsetas tulevast vabadussõdalast. Vabadussõjas anti välja 3224 vabadusristi. Mitmed mehed said rohkem kui ühe. Ja vabadusristi kavaleere oli kokku 3130. Vabadussõja jooksul anti Eesti sõjaväest vabadusriste keskmiselt 1/50 sõdurile. Üliõpilastest iga 3, õpilastest, koolipoistest iga 8. Koolipoisid said kokku 600 vabadusristi. See on suur number. Üliõpilased 150. 3 vabadusristi on antud 9 vabadusristi kavalerile. Karl Parts, Anton Irv, Julius Kuperjanov, Oskar Luiga, Nikolai Reeg, Johan Schmidt, Aleksander Seiman, Jaan Klaar, Eduard Neps. Ka neid mehi puhkab täna siin. 2 vabadusristi on antud 76 mehele, sealhulgas 14 Soome, 4 Poola ja 1 Taani kodanikule. 1 isikule, Voldemar Konga, on saanud 2 vabadusristi esimese liigi 3. järku. Ja 12 isikut on saanud vabadusristi teise liigi 3. järku. Need numbrid räägivad tegelikult suurest panusest ja tahtest kaitsta ja hoida oma vastloodud riiki. Tulles nüüd täna selle kalmistu juurde veel, siis kalmistu algusajaks peetakse aastat 1887 detsembrit, kui hakati tsari Venemaa 23. jalaväediviisi langenud siia matma. Edasi tuli esimese ilmasõjaaegsed langenud, järgnes Saksa keisririigi okupatsioon Eestis, ka nende mehed on siin maha võetud.
ja nende Saksa esimese ilmasõjaga Saksa sõdurite haudadega hakkas toimuma ümbermatmine sovjetiaeg 1970. Ja maeti nad üle järjekordsete okupatsioonisõduritega. Vabadussõja langenuid on maetud siia kalmistule 575 ehk pea 10% kogu langenud vabadussõdalastest. See on suur arv. Ja Eestis ei ole kalmistut, kus kohas ei puhkaks kas vabasüsti kavaleri või vabadussõjas osalenud. Seda on üle Eesti ja kalmistud on meil palju. Eesti vabadusest võitlesid ka britid. Ka siia kalmistul on maetud 111 Briti mere- ja õhuväelast, kes langesid Eesti vabaduse kaitsel. Suurim ülematmine algas siin kalmistul aastal 1949 koos hauatähiste hävitamisega. Paljude kivide all, niinimetatud hauatähiste all, ei ole tegelikult kedagi maetud. Ehk siis kalmistul on paigaldatud üle 200 fiktiivse hauakivi. Nii näiteks 1985. aastal anti okupatsiooniaegsest sõjakomissariaadist välja käsk paigutada 32 fiktiivset hauatahvlit. Nimed otsiti Tallinnast 600 kilomeetri raadiuses hukkunute okupantide seast. Ja loomulikult on siia maetud ka teises vabadussõjas langenud mehi. Küll politseipataljonist, piirikaitserügementidest, omakaitseüksustest, Rebase-pataljonist ja leegionist. Mõned nendest on õnneks taastatud, paljud taastumata. Sest siin täna toimub, mis siin toimub täna, see ei ole ju viisakas. Toodi sisse okupatsiooni nii-öelda langenud, maeti üle, hävitati olemasolev. Võtame võrdluseks Riia vennaskalmistu. Kuidas nemad suutsid hoida ja säilitada seda, mis oli neile püha, aga meie ei suutnud. Ja ometigi Andres Tarandi peaministri oleku ajal võeti vastu Eesti Vabariigi valitsuse poolne otsus taastada Kaitseväe kalmistu 1944. aasta kujul. Paraku see vist ei ole enam võimalik, kui vaadata, mis siin toimub. Ja mis on meie tänase ürituse eesmärk? Tuua Kaitseväe kalmistu tagasi Eesti rahva jaoks. Et ta teadvustaks, kes ja mille eest puhkavad siin need langenud mehed. Aitäh! Kui on veel sõnasoovijaid, palun! Head siinviibijad, ma paluks teil kõigepealt pöörata pilk allapoole ja vaadata ja öelda, millel me seisame praegu. Ma ei tea, mida keegi mõtles, aga keegi võib-olla mõtles muru, kes mõtles liiva, aga tegelikult me seisame pühal Eestimaa pinnal, mis on kastetud meie esivanemate verega selle eest, et oleks olemas vaba Eesti. Aga see vabadus on meil praegu suure küsimärgi all, sest suur sõjaoht koputab üha tugevamini meie uksele. Palju on räägitud sellest, et meil on olemas oma NATO kaitsevari, vihmavari, mis meid kaitseb.
kui eile sai teatavaks, et NATO kaitseplaanides on järgmine plaan, et NATO ei suuda pidada vastu esimesele rünnakule ida poolt ja laseb Eestimaa ja Baltimaad ära võtta. Ja vasturünnak toimub 180 päeva pärast. Mida see tähendab meile, eestlastele, lätlastele, leedulastele? See tähendab seda, et see 6 kuud on piisavalt pikk aeg selleks, et täita uuesti loomavagunid meie rahvuskaaslastega ja saata nad Siberi avarustesse. Ja kas nad üldse siis Euroopa Liidus armee ja NATO armee tuleb meile appi? Võib-olla nad on valmis oma heaolu nimel ka meid jälle ohverdama nii, nagu seda tehti. Sest praegu on juba ilmne näide olemas, kus Macron ja Scholz käivad Ukraina presidendi juures rääkimas, et peaks vaherahu tegema. Vaherahu tähendab seda, et osad territooriumid jäävadki Venemaale. Ehk siis me oleme ajaloos teistkordselt selles olukorras, kus me oleme suurriikide kaubaks, mis jagatakse omavahel ära. Seega on väga 2 halba saatust. Kõigepealt, kui meid viiakse ära uuesti Siberi avarustesse, siis Eesti kui rahvusriik kaob, sest meie identiteeti ei ole enam. Isegi kui NATO väed tulevad, siis tulevad siia ja vabastavad Eesti, siis on siin juba teine elanikkond, teistsugune rass, teistsugune keel. Kui meid ohverdatakse Venemaale nii-öelda kokkuleppe tiimis, siis seda tulevikku me teame, me oleme seda läbi elanud juba. Seega, sellesama püha ja meie esivanemate poolt verega valatud Eesti vaba Eesti eest meil tuleb jällegi iseseisvalt seista, nii nagu seda tegid meie esivanemad esimeses vabadussõjas. Ja meie moto peab olema selline, et siit maalt ja mitte sammugi tagasi. Ajalugu ei tohi korduda sellises võtmes, et me jälle kaotame oma vabadust. Kas on veel kellelgi soovi öelda mõni sõna? Tundub, et ei ole. Lõpetuseks räägiks veel 2 asjast. Üks on Narva garnisoni kalmistu, kus puhkavad samamoodi vabadussõjas langenud. Ta on küll ilusti taastatud, aga osaliselt. On jäetud välja see osa, on tõmmatud müür ette sellele osale, kus puhkavad teises vabadussõjas langenud mehed. Ja mitte keegi ei taha sellest teada. Teine asi on nüüd Saaremaa ajaloohuviline Tõnu Veldre, kellel on plaan teha Muhus mälestuskivi 3-kordsele Vabadusristi kavalerile Jaan Klaarile. On tehtud avalik arutelu Muhu muuseumis, läbi viidud rahvaküsitlus, vastused on positiivsed, rahvale meeldib. Aga kui hakkas asju ametkonnas, vallavalitsuses ajama, siis on mis oli asja tulemus. Muhu vallakomisjon, Muhu vallavolikogu, Muhu Luteri kogudus Liival keeldusid. Ei sobi. Põhjus on väga lihtne ja proosaline. Vabadusristi kavaler Jaan Klaar juhtis väeosa veebruarist 1918, mis surus maha
muulaste mässu Eesti Vabariigi vastu. Ja isegi Muhu kalmistul ei leidnud paika kivi jaoks. Tõnu Veldre ei ole loobunud. Ta sai kaubale Jaan Taari sünnikodu omanikuga Kiira külas ja leiti seal koht, kuhu panna kolmekordse Vabadusristi kavalerile mälestuskivi. Aitäh! Sellega mina oma kõned lõpetaks ja asetame siis pärjad kimbud. Ja küünlad ka. Ütleks viimased 2 lauset. Peame meeles neid sõnu, mis on kirjas siin kalmistul. Vaba Eesti eest truuks jääme surmani. Aitäh! Eestimaa mu isamaa, kuis mul armas oled sa, morravad ka tormid tuuled, tarahib see tammepuud, siiski hüüavad muule, Eestimaa sul annab suud, Eestimaa sul Eesti vaprad vanemad, Vaimu vallast vaatavad, peas neil paistvad pärlikroonid, võidulaulud nende suus. Neil on kuninglikud troonid, kuldsed kandled palmipuust, kuldsed kandled palmipuust. Eestimaa su mehe meel,
vabadussõja juhtide rõnde viimast puhkaid. Sealtpoolt esimene ongi kindral päris põdev. Nii palju siia natukenegi on taastatud. Jaa. Eesti lipulaulad, kes oskab see laulata? Kaunistagem Eesti kojad olme koduvärviga, mille alla Eesti pojad ühiselt võiks koonduda. Ühine neil olgu pöie ühes venna armuga, kostku taeva poole hüüe Eesti, Eesti elasa. Sinine on sinu taevas, kallis Eesti kodumaa. Oled kord sa taevas, sinna üles vaata sa. Kus on sinu mullapinda, mida higis haritud? Mus on kuud, mis Eesti rinda vanast juba varjanud. Sinine ja must ja valge kaunistagu Eestimaad. Vilipõrsugu siin selge paisugu tal täieks pead. Vaprast meelest venna armust Eesti kojad kõlagu. Kostku taeva poole põrmus Eesti, Eesti elasa. Elagu Eesti! Veel kord nagu ennemgi, et see kalmistus tuleb tuua tagasi eestlaste rüppe, et nad teaksid, kes on siia maetud ja mille eest on siia nad maetud. Ja millist austust nad tegelikult vääriksid. Tänu nendele meestele, kelle jaoks see kalmistu tehti, on meil praegu ka Eesti Vabariik. Nemad võitlesid esimese Eesti välja. Ja olid selle alguse, selle loomise juures, et nemad nägid seda kõige suurema vaeva ja tundsid hingepiina, kui see ei õnnestu. Kas tänased sama tunnevad, seda me ei tea.